Tere ja jätkuvalt ilusat jõulukuud teile! Täna oleme tulnud Anija valda, mis seostub mulle eeskätt loomulikult väga eduka käsipalliklubi HC Kehraga. Veel seostub selle piirkonnaga mulle ka Kõrvemaa matka- ja suusakeskus ning loomulikult ka ajalooliselt kaunis Anija mõis. No ja loomulikult see Anija memm siin minu selja taga ka. Kui kõik läheb plaani järgi, siis leian isegi jõuludeks endale kuuse. Nii et tulge koos minuga Anija valda. Tere tulemast! Anija valla piiridesse jääb käsipallilinn Kehra, veel ka imearmas Aegviidu ja loomulikult mitmed väga kaunid külakesed ka. Ja Anija vallavanem Riivo Noor, tundub, et see on üks väga hea koht, kus kohas võiksid meie lapsed sirguda. See on küll tõsi, jah. Anija vald on hästi mitmekesine. Anija vald on üks Harjumaa idapiirkonna valdusi. Meie suurus on 530 ruutkilomeetrit ja mis on minu meelest kõige tähtsam või hästi tore fakt on see, et pool meie valla territooriumis katab mets ja 3% meie valla territooriumist on vee all. Ehk siis meil on palju selliseid ilusaid kohti, kus olla, kus lapsi kasvatada, kus ujumas käia, kus elada. No Kehra ja käsipall käivad käsi käes ja ma tean, et siin on käsipalli mängitud juba aastast 1961. Kuidas teie akadeemial läheb, et tuleb järelkasvu ka ikka? Järelkasvu tuleb ja akadeemia on üks areng edasi. Arengut peab olema, kui arengut ei ole, siis on seisak ja on taandareng. Et käsipallil läheb hästi ja käsipall on meie lipula, kes siis ei tunneks Kehra käsipalli. Ma tean, et Aegviidus on jällegi olemas ka väga kihvt spordihoone, kus kohas saab ka sporti teha ja seda sisetingimustes. Jaa, Aegviidus valmis paar aastat tagasi uus spordihoone ja rõõm on tõdeda, et see on hästi head ja sellist tihedat kasutust leidnud, et rahvas on selle omaks võtnud, käivad inimesed siit Kehrast Aegviidus mängimas ja Aegviidu inimesed siin Kehras mängimas, et meil on mõnus koostöö selle peal. Mida te ütlete, miks peaksid inimesed tulema oma, võtma lapsed kaasa ja siia Anija valda elama tulema, et mis siin teie arvast on selline präänik? See präänik on meie loodus. Me ju asume tegelikult Põhja-Kõrvemaal, seda on nimetatud ka Eestimaa Šveitsiks. Kui lund on, siis on seda Kõrvemaal ja on Haanjas, ehk siis suusasõbrad leiavad siit omale põhjuse ja meil on tõesti ilus loodus, meil on hajaasustust, meil on linna, meil on alevit, meil on külasid, ehk siis igaüks leiaks täpselt selle, mis temale meelepärane. Minul igatahes on juba HC Kehra mänguvorm olemas, olen väga uhke selle üle. Nüüd lähen vaatlen, kas mind ka meeskonda vastu võetakse. Tere tulemast meeskonda, tere tulemast Anija valda. Oleme jõudnud Riivoga nüüd Aegviitu ja ma olen Riivo kuulnud, et Aegviidu on ka Eesti matkapealinn. Kas siin kuskil matkata saab? Jaa, saab matkata ja 2015. aastal oli see tore sündmus, kui Aegviidule anti üle siis matkapealinna tiitel ja matkakepp. See toimus siin Aegviidu keskuses ja selle tiiti andis meil üle Eesti Matkaliit. Et matkata saab siin päris palju. Meil on erinevaid matka- ja suusaradu mitmeid ja nagu siit kaardi pealt ka näha on, siis kokku on tegelikult siin 60 kilomeetrit ja natuke rohkem veel ühiseid matka- ja suusaradasid, mida siis 3 omavalitsust on niimoodi ühiselt haldamas ja rahastamas, arendamas, ehitamas ja hooldamas. Nii et see on minu meelest väga teretulnud ja hea näide ühest omavalitsuste koostööst. Räägi palun, kus kohas täpsemalt suusatada siin saab, et ma tean, et siin on üks matka- ja suusakeskus eraldi, aga kas kuskil mujal veel? Tegelikult saab suusatada siit samast sinu selja tagant. Kui lumi tuleb, siis hakkab siit valgustatud suusarada, mis on 2 kilomeetrit ja natukene peale ja siit saab minna Valguvõsamäele, siit saab minna Jänedale, siit saab minna Kõrve matka- ja suusakeskusesse. Ehk siis tegelikult see ongi see punkt, kus saab nagu erinevatesse pooltesse minna. Ja siit samast algab ka meie presidendi matk iga-aastane.
mis on siis vabariigi aastapäeva järgne esimene laupäev. Aga räägime veel vaba aja veetmisest. Mida siin veel teha saab? Ma tean, et siin on võimalik rongivaguneid lugeda, väga kena rongijaam on, aga mida veel? No, aegades on kõik nii-öelda teenused olemas. Meil on kool, meil on lasteaed, meil on kauplused, raamatukogud, rahvamaja. Spordihoone on vast valminud, 2 aastat tagasi sai ta valmis ja ta on Anija valla üks selline osa. Kui me nüüd ütleme, et Anija vallal ongi kolm suurt alustala, seal on Kehra linn, mis on meie vallasisene, Aegviidu olev ja Alavere. Need on sellised suuremad asumid, kus on kõik vajalikud teenused olemas ja inimesed saaksid ennast hästi tunda ja siin mõnusasti elada. Aitäh, Reivo, heade soovituste eest. Kindlasti talvel tulen siia suusatama ja suvel matkama. Tere tulemast! Tere, Marge! Tere, Lauri! Rõõm näha! Rõõm ka siin näha Kehras. Teil on vallas nii ilusad koolimajad, nii korralikud ja ilusad ja puhtad näevad välja. Oled märganud õiget asja, et seisamegi ju praegu Kehra kooli ees ja siin koolis on meil ligi 450 õpilast ja siia kooli mahub ka meie gümnaasiumi osa õpilased. Ja lisaks sellele on ka keelekümblusklassid, mis ei olegi nii tavapärane igas koolis. Ja tore on tõdeda seda, et eelmisel õppeaastal lõpetas gümnaasiumi lend, kus oli meil täielik medalisadu. Meil oli 5 kuldmedalit ja 2 hõbemedalit. No, ega see juhus ei saanud olla. Kui me sügisel meediast lugesime, siis Kehra gümnaasiumi tublid lõpetajad olid Eesti edetabelis riigigümnaasiumi eksamite alusel lausa 10. kohal. Sellist tulemust mina veel ei mäleta. No sellest rääkisi uudistes ka aga kuidas läheb siis ikkagi Aegviidu koolil ja Alavere põhikoolil? Aga nendel läheb ka väga hästi. Selles mõttes, et nad on Kehrast kaugemal, aga laste jaoks nad on kodukoha koolid, hea mõnus kodukohas käia ja ega suurt muret ka ei ole, sest valla poolt on ju transport korraldatud. Ja kui nemad oma koolid Aegviidus ja Alaveres lõpetavad, siis nad saavad edasi tulla õppimas ja Kehra gümnaasiumisse ja lõpetada sama heade tulemustega. Ja lapsevanematel on ju väga mugav siin vallas elada ka, et kui nemad peavad tööd tegema, siis saab ju lapsed, mudilased viia ju lasteaeda. No absoluutselt, et enne kui lapsed siia kooli tulevad, siis on nad lasteaias ja lasteaed on meil 4 maja. Kehras, Alaveres, Aegviidus ja minu arust, mis on eriti äge tead, on see, et lasteaedades meil ei ole järjekorda. Ja kui mudilane on veel nii väike, siis ei pea alati lasteaia peale mõtlema. Meil on lastehoiurühmad ka olemas. Nii et emmedissid saavad rahulikult oma töö või muude kodust asjadega tegeleda. Marge, te olete selle elu siin nii hästi ära korraldanud, nii et noored pered, tere tulemast Anija valda. Täpselt nii, tere tulemast kõigile. Anija vald tundub väga kena koht, kus kohas elada ja Anija vallavalitsuse arendusjuht Meeli Kuul teab meile kindlasti nendest võludest lähemalt rääkida. Meeli, mis oleks selline komm või präänik inimesele, kes tahab siia elama tulla? Mina avastasin Anija võllu umbes 4 aastat tagasi siia kolides.
ja mis oleks veel parem reklaam kui isiklik kogemus. Kui võin öelda, et täiesti täisväärtuslik elukeskkond ja enamgi veel, et põhimõtteliselt on kõik luksused olemas, lisaks privaatsus. Et maaelu tänapäeval ei ole selline tõde ja õigus Vargamäel, et ainult töö tegemine nagu esimene asi, mis silme ette tuleb, et selles mõttes on siin hoopis lisad selle tavaelu luksusele, et võib lasta lapse uksest välja joosta, naaskelda siin metsas, nii et vähe ei ole, mingit muret ei ole, mitu koera, kanad, mesilased, oma kasvuhoone, et need unistused, mis igal tänapäeva naisel nüüd jälle uue hooga on tulnud, et need on kõik meil siin nii tehtavad. Aga Tallinn on ainult, ütleme, autoga 30 minutit, saab käia Tallinnas tööl või lihtsalt restoranis käia, Kehrast rongiga ainult 19 minutit. Nagu sellist eraldatuse tunnet nüüd küll ei teki, et väga mõnus on. Selles mõttes, kes selle uue, vaiksema, rahulikuma, privaatsema koduotsingul on, siis tere tulemast Anija valda. Meil on päris palju selliseid suuri tuntud keskusi ja Anija mõisa kõik teavad, et see on nüüd see kultuuripärl, aga väga palju uusi turismiettevõtteid on ka tekkinud, aga on tõesti väga aktiivne vald, väga sportlik vald meil. Ja suvel avati Aegviidus väga põneva arhitektuuriga endine rongidepoo hoone, mis nüüd kannab nime Aegviidu tervisedepoo. Sealt on võimalik siis saada turismiinfot ja rentida erinevat spordi- ja matkavarustust. Ja ka liikumispuudega inimestel on seal väga hea ligipääs. Jumalik. Ma ei teadnudki, et Anija vallas võib nii head kohvi saada. Ja millised pannkoogid. Aitäh, Malle! Oleme praegu muide siin Aegviidus ja Piibekohvikus, aga kindel plaan on tänases saates veel minna ja bändipoisid kokku kutsuda ja leida endale üks väga kena jõulukuusk. Ma tean, et Mardi talust pidavat saama. Heiki teab seda. Need kohtume pärast pisikest pausi ja leiame kena jõulukuuse. Maitsev pannkook söödud, kõht täis ja tuju hea. On aeg minna ja Anija valda edasi avastada. Aitäh, Malle, maitsev pannkoogi eest ja tervitage kindlasti kokka minu poolt. Head aega! Anija mõisakohvik lausa õhkab sellist mõnusat ajalugu ja ma ütlen päris ausalt, ma arvan, et ma ei ole kunagi üheski teises nii ajaloolises kohvikus olnud. Aga toidud on siin ikka äärmiselt värskedeks. Toidud on meil sellised, rõhume Eesti köögile, rõhume kohalikule köögile, aga meil on ka selline väike Itaalia nips juures, et tegelikult me oleme siin köögis kõik suured Itaalia fännid ja me üritamegi neid Itaalia maitseid siduda siis selle kohaliku toorainega ja kuidagi saada sealt siis selline keskne mõnus Eesti toit välja. Aga mida Itaalia pärast siin siis võib keha kinnituseks võtta? Itaalia köögist on meil sellised asjad nagu grillitud, marineeritud baklažaan, mis on Sitsiiliast, ma olen seal ühe mamma juures käinud õppimas. Siis on meil caponata, mis on meil tervitusampsuna, väikse korvikese sees tuleb külalistele. Siis on meil vitello donato a la mõisakohvik, ehk seal on väike kiuk sees ja pastad muidugi. Kuna ikkagi selle Anija mõisa esimene omanik, peremees oli sakslane, kas midagi saksa pärast ka või siis ütleme Eesti pärast? No tegelikult meie kohviku hitt ja suur publiku või ütleme kliendi lemmik on mulgipuder peekoni viiluga, mis on siis kaudselt, eks ju, kartulipuder on Saksamaalt ja minul on vanaema retsept, kes on Mulgimaalt, Eesti algab tema mulk. Ja see mulgipuder tuleb meil tõesti, ma võin ise kiita ka, et mu lapsed, mu pere, kõik on sellest täiesti vaimustuses.
kui tähtpäev tulemas, on võimalik, ütleme, oma seltskonna jaoks mõneks õhtupoolikuks kinni panna? Jaa, see ongi tegelikult meil päris populaarne, et külalisi me võtame vastu sellise laua ääres, pannakse kinni kuni 35 kohta, ütleme, maksimum me mahutame siia kohvikusse. Ja tegelikult on juba septembrikuu nädalavahetused on kinni kõik. Siin mõisapargis ja aias ringi jalutades ma juba märkasin, kui ilus on teie kohvikuterrass. Jah, see on meil nüüd täiesti uus asi valminud siin augustis alles seoses renoveerimisega, et enne meil oli keldripealne selline rohuküngas, mis ka omamoodi vahvalt töötas. Aga nüüd on meil tõesti imeilus terrass ja me oleme väga õnnelikud selle üle. Mina ja meie bänd Sunlight oleme suured jõulufännid ja peame traditsioonidest lugu. Poisid, kas te teate, miks ma teid täna siia kutsunud olen? Ei. Räägi. Meil on esiteks vaja suuremat autot, et bändi tehnika ära mahuks. Ja teiseks, me läheme toome sellel aastal oma bändile ise jõulupuu. Sobib. Ja ma olen täiesti kindel, siit Norda autost me leiame sobiva auto, et rattad alla saada. Lähme vaatame. Lähme vaatame ühes koos. Ladies first. Aitäh. Nii, bändi tehnika peab ära mahtuma kindlasti Kuusk, 4 bändipoissi ja veel helimees ka. Priit, millist autot soovitad meile? Meil on nii palju autosid, et keeruline soovitada, aga ma arvan, et ta peaks olema universaal kindlasti, et oleks tagant lihtsam sisse lükata. Kas siis mahtuniversaal või mingi maastur, et pigem ikkagi ma arvan maastur siis, et me ise müüme siin hästi palju vähekasutatud Land Roverid ja Discovery on selline hästi hea mahutavusega, et ma arvan Land Rover Discovery äkki siis pakuks välja. Miks peaks näiteks Norda autost just endale kasutatud sõiduki ostma? Ma arvan, Norda auto on üks suurimaid kasutautode müüjaid Eestis täna. Asume siseruumides, meil on circa 150 autot saalis kogu aeg saadaval. Valikut peaks jaguma igale ühele, et hoiame siin sees nii suuremaid kui väiksemaid ja uuemaid kui kallimaid. Kõik autod on meil kontrollitud, kui midagi vaja teha, siis teeme korda. Ja lisaks muidugi, kui me oleme autod kõik kontrollid, siis loomulikult on ju garantii ka alati, et hästi paljudel uutematel vähekasutatud autodel on tehase garantii peal, aga isegi kui tehase garantiid pole, siis me võimaldame ka oma garantiid. See on meil ka täiesti olemas. Aitäh, Priit, aitamast. Ma lähen kutsun nüüd poisid autot vaatama, läheme toome selle kuuse ära, nii et ka Norda auto inimestele imeilusat jõuluaega ja kätt anname teinekord, nii et uute kohtumisteni. Jah, teile ka ilusat jõuluaega. Siin on väga palju erinevaid autosid, et poisid, vaadake siia. Raske valida kohe, see on päris hea, suur. Kuule, siia saab kuuse. Isegi võib-olla trummid mahuvad ära. Kui aga selle võtame või? Mina arvan küll ja me saame kuuse ka selle auto kindlasti ära tuua. Jaa. Ma ei tea. Ja see läheb vaata sügavatest kraavidest ka läbi, kui meil peaks kuskil sest meil ei tea, kus kohas kuust on. Et peame metsas näiteks sõitma või mida iganes. Aga mis arvate? Võtame ära või? Ma arvan küll, et istume sisse ja sõidame neid ära. Teeme nii, kes rooli istub? 1, 2, 3. Okei, Lauri rooli.
nii, me oleme siin nüüd terve sõidu aja vaielnud, et millist kuuske ja kust ja mismoodi, aga ma arvan, et Heiki teab. Heiki peaks olema see samas. vaatame. Küsime Heiki käest. Tere, kutsu! No, juba tervitatakse meid siin. Heiki! No. Tere, Heiki! Tere! Tervist! See ongi siis see ilus Mardi talu ja rahvas räägib, et siit saab kuuske. Et Heiki, olge hea, rääkige meile, et kuidas täpsemalt see asi teil siin käib? No, nüüd on juba mitu aastat siin käidud jah, ja eelmine aasta ikka kohe päris palju ja see aasta on nagu hästi palju kuuski. Ja siin põllu peale siin on näha, siin on neid igas suuruses alates 1,5 meetrit kuni siis ütleme, see on 3 meetrit. Ja umbes 700-800 tükki oleks see aasta nagu müüa. Aga käib see niimoodi, et siis mina siit annan sae ühe käega ja siis annan sae inimesele kätte, läheb sinna põllule, toob sealt kuuse ära ja siis teise käega võtan raha. Et nii lihtne ongi see kuuseäri. See on hea, et te meile annate ka sae kaasa, aga miks nagu siit parem on võtta, et miks mitte minna kuskilt linnast poe juurest osta? No kõigepealt see on emotsioon. Et sa tuled ikkagi perega siia, sa valid ise oma käega, sa võid minna ka metsa valima, eks ole, aga metsast on päris keeruline nagu leida ilusat kuuske. On üks ja teine asi, et metsas on tihti ka eramaa, et sa ei tea, kas on RMK või on see eramaa, et juba raske on sellest, kindel ei saa olla selles. Aga siin on värskuse garantii, kui sa ikka oma käega võtad maha, sa tead, et see puu on värske. Ja ta seisab sul läbi pühade ja 3 kuningani ja jaanuari lõpuni isegi, kui sa normaalselt teda hooldad. Aga meie läheme nüüd igal juhul suunaga kuhu? Läheme sinnapoole kuusikusse siis. Kuuse maha. Ilus kahel. Väga kena näeb välja. Head sõbrad, kui ka teil kuuske veel ei ole, siis Mardi talu ootab. Tulge leidke endale ise omaenda jõulukuusk. Sel aastal olen siit Anija vallast läbi sõitnud hea mitukümmend korda, päriselt ka. Mul on suur hea meel, et täna saime teha selle pikema peatuse siin ja sain tuttavaks ka selle Anija memmega. Loodetavasti teie ka ja loodetavasti olete meiega koos ka meie järgmises saates. Nii et ilusat jõulukuu jätku teile!